järjekordsele Sillamäe Kalevi jalgpallistaadionile, kus täna kohtuvad jalgpalliklubi Sillamäe Kalev ja Pärnu jalgpalliklubi Vaprus. Hümn kuulatud, meeskonnad tervitavad mängu alguseks kätt, pallikaari näha nii siis üles tuult kui ka alla tuult, sellepärast et jääb see pall esialguses esimesel poolel Sillamäe Kalevi poolt siin õhku seisma ja Pärnu peab arvestama päris kõvasti, et kergemalt või nõrgemalt seda palli lööma, et see pall sinna väravajoone taha auti ei lendaks. Sillamäe sai kogu aeg põhimõtteliselt värava alt selle palli lahti mängida sealt kiirelt kaitsjatega, siis Pärnule tehakse survet nii palju, et peab pikka palli kogu aeg panema. Ja nüüd? Staro Tupsev eksib ja on pall väravas. Ja värava autoriks Rando Leokin 50. minutil on siis tõsiasi see, et Pärnu asub seda kohtumist 1-0 juhtima. Et alustati seda teist poolaega hästi, oli siin 2-3 minutit tagasi ka üks hea võimalus, aga nüüd 50. lüüakse ära ja tuleb ka Vainu väravast siia teisele poole õnnitlema siis Leokinit. Me tahaks kindlasti Paidega samade punktide peale tõusta. Ja nüüd hästi jälle Leokinile. Ja kas? Ei! Ja nüüd ja on värav. Staro Tupsev seikles seal ja lööb sealt Vihma ja oma värava ära 60. minutil. Sillamäe on nüüd täiesti ära lagunenud. Ei saagi siin kohe vaatame kordust, et mis Staro Tupsev sinna seiklema jäi. Et läks Kautonovits, tegi seal head tööd, päästis selle palli sealt ära, suudeti natukene eemale lüüa, aga siia ette nüüd. Vihma ja Saartsile. Ja saab Saarts läbi 1-1 Staro Tupseviga. Ja mis teeb Saarts? Mängib üle. Ja aga on löögi võimalus veel. Ja nüüd hästi head. Ja 3-0! 2-minutilise vahega nüüd pannakse siin järgmine värav veel Sillamäe võrku ja ei ole Slatšev üldse rahul seal. Kes Sillamäel praegu rahul oleks selle seisuga? Ja nüüd siin teisel poolel täiesti ära lagunenud Sillamäe ja nüüd siin eriti enne siis vahetuse minekut saaks oma võimaluse ära kasutada, näidata, et vale vahetus. Ja nüüd uuesti. Ja uuesti ja Volkov ja on. Volkov lööb 3-1. Ühe värava tagasi. Nüüd on siin 5 minuti jooksul 3 palli löödud võrku juba. Ja mänguseis siis 65. minutil 3-1 Sillamäe poolt. Või Pärnu poolt siis vaadates ja Aleksander Volkov värava autor. Selle mängu kindlasti võitnud juba. Iseasi kas. Veel tuleb üks kaart. Ja selle saab Grigorevski, kes seal ei... Ja see on nüüd küll Sillamäe jaoks selline... Teine kollane ja nüüd on kokku 2 kollast annab punase ja läheb kiiresti Slatšev ära siit. See on nüüd küll Sillamäe jaoks halb uudis, et Slatšev on siin head mängud teinud ja läheb nii kiiresti ära, et kus... Nii kiiresti ma ei olegi näinud, et keegi ära läheks pärast punast kaarti, et see on ikka päris kiire spurt sinna. Jah, et siin Roman Grigorevskit, aga Slatšev on punase kaardi saanud. 3-1! Ja see mäng on lõppenud 3-1 seisuga